õun on hea. Hiired. See on hiirtepuur. Puuriks sobib hästi plastikust terraarium. Aluspanuks on parimad lehtpuu höövlilaastud. Puuri sisustuses peaksid kindlasti olema joogipudel, kus peaks alati olema puhast värsket vett, aga mitte gaseeritut. Sööginõu võiks olla plastist või metallist, kuid seda ei peagi olema. Toiduks võib anda nii seemneid kui kuivtoitu, kui ka värsket kraami, näiteks porgandit või kapsast. Väga palju pole vaja, sest hiired söövad kõigest 10–15 grammi päevas. Hiirtele meeldib ka joosta ratast, nii et ka see peaks puurist leiduma. Hiirtele meeldib peita ja ronida, nii et peaks nende puuris olema majake või ronimispuu. Kindlasti peavad hiirte puuris olema hiired. Nendele, kes hiirte häält veel nii hästi ei mõista, on nüüd eestikeelne tõlge. Küll ma olen väss. See siin on minu puur. No vabandust, see on meie puur. Meid on siin suhteliselt palju, kuid praegu on meid päris vähe, aga no eks te ise näete. Meid peabki olema palju, muidu oleme me kurvad ja üksikud. See pole üldse lõbus. Nii me elamegi kauem, tavaliselt 1,5–2 aastat, kuid võimalik on ka 4 aastat. Vaadake, Suusi jäi kinni! Olge tõmbamisega ettevaatlikud, sest hiiresaba on väga õrn ja kaitsetu. Hiiri on kasvatatud juba kaua aega. Esimesed olid hiinlased, 1100 aastat enne Kristust. Ja väikesed oleme me olnud kogu aeg. Meie hiired oleme üpriski pisikesed, 9–10 sentimeetrit pikad. Saba on 8–9 sentimeetrit. Poegi on meil tavaliselt 4–20, kuid harva isegi 31. Pojad peavad olema emaga vähemalt 3 nädalat. On tulemas, nüüd hakkame oma asju ajama. Pakaa!